Mina loen teile täna ette katkendi Astrid Lindgreni raamatust Vahtramäe Emil. Ja Emil oli teatavasti selline tore poiss, kellel oli väga palju häid ideid, aga millegipärast täiskasvanud inimesed ei arvanud üldse, et temal oleksid nii head ideed olnud. Näiteks ühel päeval arvas Emil, et ta võiks oma väikese õe Iida tõmmata lipuvardasse, sest ta tahtis näidata Iidale, kui ilus vaade sealt ülevalt lipuvardast paistab. Veel teisel päeval ta jällegi andis oma talu sigadele ja kanadele käärima läinud kirsse süüa, sest need kirsid olid ju nii head ja magusad, aga need kirsid tegid need loomad purju. Ja kõiki neid vahvaid lugusid saab sellest raamatust lugeda. Aga mina loen teile täna katkendi sellest, kuidas Emil aitab nende talu teenetüdrukul Liina valutavat hammast välja tõmmata. Emil läks koju tagasi ning leidis Liina köögitrepil istumas suures ahastuses hambavalu pärast. Tema kõrval seisis nõutud Alfred ja väike Iida. Sul tuleb ikkagi minna Sepa Pelle juurde, arvas Alfred. Sepa Pelle oli Vahtramäe külasepp. Tema oli see, kes tõmbas oma suurte koledate tangidega Vahtramäe elanike valutavaid hambaid välja. Palju ta ühe hamba välja tõmbamise eest võtab, küsis Liina nuuksatuste vahele. 50 ööri tunnis, kostis Alfred ning Liinal jooksis judin üle selja, sest ta taipas, kui kallis ja kui pikaajaline võib hamba tõmbamine olla. Aga Emil mõtles pingsalt järele ning sõnas: ma usun, et saaksin hamba välja odavamalt ja kiiremini. Ma tean, kuidas seda teha. Seejärel selgitas ta Liinale, Alfredile ja väikesele Iidale, kuidas seda tehakse. Mul on vaja 2 asja. Luukast, tooli Emili hobune ja pikka kõva õmblusniiti. Niidi ühe otsa panen sulle hamba külge, Liina. Teise seon oma püksirihma külge. Siis istun luukase selga ja lasen galoppi ja lupsti ongi hammas väljas. Või lupsti, tänan väga, ütles Liina pahaselt. Igatahes minuga küll galoppi ei lasta. Aga seelsamal silmapilgul läks hambavalu õige hulluks ning see pani Liina meelt muutma. Ta ohkas raskelt. Eks me katsu pealegi, olgu Jumal mulle, vaesele armulik, ütles ta ja läks jämedat niiti otsima. Emil tegigi nii, nagu oli öelnud. Ta talutas luukases köögitrepi juurde ja kui niit oli kinni seotud, ronis ta hobuse selga. Vaene Liina ägas ja halises, oodates hobuse taga niidi otsas. Väike Iida lõdises, aga Alfred sõnas lootusrikkalt. Nüüd jääb meile ainult oodata, millal käib lupsti. Emil ajas hobuse galoppi. Oi, nüüd see tuleb, hüüatas väike Iida. Aga ei tulnud ühtegi, sest samal hetkel põstis galopeerima ka Liina. See niidi pingule tõmbudes kohe saabuv lupsti ajas talle niisuguse hirmu nahka, et ta lidus surmahirmus niisama kiiresti kui hobune. Ei aidanud Emili hüüdmine, et ta järele jätaks. Liina muudkui lidus, niit rippus lõdvalt ja lupsti jäigi tulemata. Ent kui Emil kord oli juba ette võtnud Liinat aidata, siis pidi see ka sündima. Seepärast keeras ta luukase lähema aia poole ning hobune otse lendas üle aia, kuid ka Liina tuli hirmust meeletuna neile järele. Seda jälgivale väikesele Iidale jäi eluks ajaks meelde ennenägematu pilt. Ta meenutas pärast alati, kuidas pumpsus põskede ja hullude silmadega Liina kalpsas üle aia ning kuidas ta karjus. Pea, ma ei taha kuuldagi mingit lupstit. Pärast Liina küll häbenes, et ta oli kõik nurja ajanud, aga siis oli juba hilja. Ta istus jälle oma valutava hambaga köögitrepil ning nägi löödud välja, aga Emil ei andnud alla. Küll ma mõtlen välja mõne muu viisi, lubas ta. Sellest, kuidas Liina hammas lõpuks suust välja saadi, tuleb teil ise edasi lugeda sellest vahvast Vahtramäe Emili raamatust. Ilusat emakeelepäeva kõigile!